Ja siit ta räägib nagu oma tunnistuse, et mitte mina ei ole nii karismaatiline, aga jutt käib siis teise inimesest. Olen karismaatiline inimene, ma palvetan keeltes, mu keha on Jumala väe all värisenud. Olen näinud inimesi üleloomulikult tervenemas, vabanemas ja püha vaimuga ristituna. Olen kogenud üleloomulikku rõõmu ja rahu pühas vaimus ning radikaalseid kohtumisi Jeesusega, mis olidki teispoolsuslikud. Siiski on olemas teemonlik vaim, mis jäljendab püha vaimu ja see petab paljusid mõnedes karismaatilise kiriku sektides ning viib mõned isegi demoniseerimiseni ehk teemonliku rõhumiseni. Inimesena, kes hindab püha vaimu tõelisi ilminguid, on see minu jaoks väga muret tekitav ja sügavalt kurvastanud mu südant Jumala rahva pärast. Olles nüüd ise nii tõelise kui ka võltsinguga kokku puutunud, usun, et Jumal on andnud mulle hääle, et sellest rääkida ja Kristuse ihule häirekella anda. Nii, märgid, mis viitavad kundalini ehk võltsvaimu tegutsemisele inimeses, kirikus või teenistuses. Tahtmatud ja kontrollimatud kehatõmblused, kontrollimatu õlgade või pea tõmblemine, intensiivne kogu keha rappumine, kontrollimatu naer, isegi jutluste ajal, intensiivsed emotsionaalsed tõusud nagu nutmine või naermine, kontrollimatud häälehelid, nutt või oigamine jutluste ajal või teenistuste ajal, mis sageli juhib tähelepanu kõrvale kuulutatavast Jumala sõnast. Siis on veel teemonlikud keeled, purjus või vaimus surnuks tegemine. Tuleb esile valeennustused ja nõidused, võltsitud või osaline tervenemine, põrandalt veeremine, koera moodi haukumine või looma moodi käitumine, hõljumise või pilves olemise tunne, siin on mõeldud nagu narkojoobes olemine, valguskerakeste nägemine, tundlikkus valguse ja heli suhtes, võime astraalprojektsiooniks, see on siis see New Age ilmselt, ja selge nägemuse nägemine, mis ei ole Jumala iseloomuga. Teiseks, inimesi peetakse Jumalale lähemale ja võitumaks, kui nad kogevad ülaltoodud ilminguid. Et need, kes on nüüd nakatunud selle vaimuga, hakkavad neid, kes seda moodi käitusid, nagu ma just lugesin, neid kiitma, et vaat kus on Jumalaga lähedus. Kolmandaks, need ilmingud lakkavad, kui neid Jeesuse nimel kästakse. Et seda me peaksime ka proovima ja vaatama. Neid ilminguid peetakse pühavaimu ilminguteks ja kui te nendes kahtlete tembeldatakse teid valeuslikuks, öeldakse, et teil on uskmatu vaim või teil ei ole inimkartust. Viiendaks, ülaltoodud ilmingud muutuvad intensiivsemaks altaripalvete või jagamis kätepanemise ajal, kui on arvatatavalt väga püha vaimuga inimene, siis hakatakse nagu seda välja näitama. Kuigi kätepanemine ei ole alati vajalik, et kundalini vaimu saada, see võib juhtuda lihtsalt pingis istudes, kui teemonlik kohalolek on eriti tugev ja inimene sellele allub. Inimese vaimus võib tekkida kontroll, et see, mida nad eristavad või tunnevad, ei ole issanda puhas või püha kohalolek ja nad peavad keskkonnast lahkuma. Oleme meiegi kuulnud, et siin on midagi valesti, ma pean siit ära minema, siin on nii halb, mul on nii raske. Me oleme seda kuulnud. 7. Soovi puudumine sõna lugemise järele. Seda on ka meil siin olnud. Ma ei saa piiblit lugeda, et seda tuleb järjepanu. 8. Pangen tähele, see vaim algab selgroo alusest ja liigub ülespoole, et lõpuks avada inimese kolmas silm, tuntud siis kui kundalini ärkamine, vastavalt idamüstikale. Kui see vaim vabanemise ajal välja heidetakse, avaldub see sageli inimese kaudu nagu madu. Meil on selle maavaimu kohta Markusega tunnistus. Kust see kundalini vaim pärineb? New Age'ist, idamaisest müstisismist, hinduismist, joogast, nõiduse ja okultismi kaudu. Kundalini saamiseks ei pea olema isiklikku kokkuvõtet New Age'i või okultismiga, kuna seda vaimu saab kergesti käte pealepenemise kaudu üle kanda. Selle teemoni eesmärk on veenda inimesi, et Jumal on see, kes nende peale tuleb. Piiblis näeme, kuidas inimesed said
püha vaimu käte pealepanemise kaudu. Seega kas oleme tõesti üllatunud, kui vaenlane seda sama teeb. Piibel ütleb meile, et me ei peaks kiirustama käte pealepanemisega. See ütleb Timoteuse 5:22. Piibel räägib ka vaimulikest, kes jutlustavad Jeesusest, kuid nad annavad edasi teist vaimu. See on 2. Korintlaste 11:4. Kui inimene annab oma hinge ikka ja jälle kundalini kätte vaimulike kaudu, kes seda annavad, on see vaimselt ohtlik ja nad kohtuvad vale Jeesusega. Me ei peaks uskuma igat vaimu, vaid katsuma vaimud läbi, et näha, kas nad on Jumalast. Mäletate, kuidas Mooses muutis oma kepi maoks ja seejärel tegid Vaarao nõiad sama asja. See oli sama ime, aga erinev allikas. Mitte iga ilming ei ole püha vaim, aga siin on hoiatus neile, kes lähenevad ühest äärmusest teise. Tuleb öelda, et mitte kõik ei ole kundalini vaim. Aga nüüd püha vaimu tõelised ilmingud inimeses, kirikus või teenistuses hõlmavad keeltega rääkimine või prohvetlik kuulutamine, vaimuannid, nendest oli pühapäeval juttu, värisemine vaimus, seda olen mina hästi palju kogenud, et hakkab jalgadest pihta ja siis väriseb, nii et on. Siis on vaimus tapetud olemine, ehk siis püha vaimuna kukkumine. Seda oli Ajaraamatus 5.14 on kirjatus, et kas ihust väljalangemine või suutmatus seista. 5. üleloomulik rõõm või rahu. Vot siin on vahe sees, kus ta täpsustab seda, et on üleloomulik rõõm, rahu või siis teemonlik naer, millest enne juttu oli. Et me peame selgeks saama ka seda praegu räägin mina, et mis on siis rõõm. Et väga lihtne on seda teha näiteks, ütleme niimoodi, et on sünnipäev ja kallim toob sulle kingi, et kuidas sa käitud. Et kui sa saad selle rõõmu sisse, kuidas sa siis käitud. Aga see teemonlik naer, kas see tähendab seda, et kui Markus toob mulle kingi, mul on hea meel, ma teen noh, mõelge, kas see nüüd on see rõõm, mida Jeesus või Jumal ootas. Et siin on väga selge vahe teha, et mis on see naer või mis on rõõm ja rahu Jumalas. Siis unenäod ja nägemused Joeli raamatus, tugev nutt Esra raamatus, teemonitest vabanemine Matteuse raamatus, käega katsutavad füüsilised ilmingud, näiteks kuumus, soojus, tuuletaoline tunne, see on Johannese ja apostlite tegudes. Nii vana kui ka uus testament räägivad, et neist, kes kukkusid maha, kui nad kohtasid issanda vägevat ligiolu. Nii 1. Mooseses siis Abraham varises kokku, kui Jumal temaga rääkis. Joosua varises kokku, kui ta koges issanda ligiolu. Esekiel varises kokku, kui issanda hauhiilgus talle ilmus. Daniel varises kokku, kui ta kohtas Jumala hauhiilgust. Matteuses Jumala hauhiilgus ilmus Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele ning kõik 3 varisesid maha. Apostlite teos Paulus varises kokku, kui ta nägi Jeesust Kristust Damaskuse teel. Ilmutuse raamatus oma nägemuse alguses langes apostel Jeesuse jalge ette Patmose saarel. Ja kuidas siis eristada kundalini vaimu pühast vaimust? Alustame algusest. Tunne piiblit ja peida see sügavalt oma südamesse. Number 2. Veeda aega tõelise Jeesusega. Kui sa oled tõele lähedal, saad kergesti märgata valet. Ja saab palvetada, tänan Jumalat, et tean tõelist ja usun, et see on mind pettuse eest hoidnud. 3. Püha vaimu sisemine tunnistaja sinu sees ei anna tunnistust sinu ümber toimuvatest ilmingutest, kui sa jääd tema ehk püha vaimu suhtes tundlikuks. Palveta suurema eristusvõime eest. Eristusvõime ei ole skeptitsism ega hirm, vaid vaimude tegelik eristamine. 5. Seal, kus on segadus, kaos või rahu puudumine, seal kindlasti ei ole Jumalat. Vaenlane ei armastaks midagi rohkem, kui petta inimesi arvama, et nende kundalini kohtumine oli Jeesus või lasta inimestel kõikuda vastupidise pendli suunas, pannes neid kartma kõike, mis on püha vaim. Need kumbki nähtused ei ole Jumalast. Kui me teeme üleloomulikest ilmingutest ebajumala, avame end pettustele. See, et sa näed väge, ei tähenda, et inimene tegutseb Jumala vaimu all. Ainult võimu otsimine võib sind viia kundalini teenjateni, kes pole suuremad kui nõid Siimon.
nõid on see, kes petab, manipuleerib ja naudib teiste kontrollimist ning teeb seda teemaliku jõu abil. Siimon tahtis võimet jagada pühavaimu andi, kuid tema motiivid polnud puhtad. Veendu, et sinu nälg ei muutuks ebajumala kummardamiseks. On olulisem kui kunagi varem tunda oma piiblit ja tunda Jeesust lähedalt. Ära aja taga ilminguid, aja taga Jeesust. Olge targad nagu maod ja süütud nagu tuvid. Ma palvetan, kes seda vaimu jagavad, teadmatult või teadmatult, et elava Jumala vaim avaks silmad ja vabastaks teid kõigist pettustest ja kurjustest, et te saaksite käia Kristuse tõelises valguses ja tõelises osaduses Jeesuse nimel. Et see oli väga-väga ilus ja hea tunnistus